Hei, tere hommikust, müügirahvas. Hääl on veits käre, tundub vähemasti nii. Mõnusat hommikut kõigile. Nagu te näete, tõusva päikese helk paistab mulle autosse ja ülimõnus kuva on taevas. On kolmapäeva hommik ja on kesknädal. Seega pool on läbi, pool on veel ees. Ma tervitan sind nagu ikka igale poole, kus sa mind kuulad. Ja kõikidele minu lehe jälgijatele, ma loodan, neid tuleb veel juurde. Te mäletate, mul oli maagiline mõte, et saaks 1000 subscriberit täis. Ma saan aru, tegelikult kõik sõltub minust ja mul tuleb lihtsalt tööd teha ja mul tuleb toota väärtuslikku sisu selleks, et teid kuulajaid oleks rohkem. Aga aitäh kõigile neile, kes on senini kuulanud. Hea ja huvitav uudis on see, et ma pole väga palju aastaid teinud avalikku koolitust. Ma plaanin nüüd teha avaliku koolituse praktilisest veenmisest. Ja märgi endale kalendrisse ära 8. oktoober. 8. oktoobri hommikul kell 9 alustame. Vaatan veel kohta, kuna väga palju aastaid pole pidanud sellega tegelema, siis enda praktika kirjapanemiseks ja läbimõtlemiseks ja seda teiega jagamiseks on mõistlik teha vahepeal üks avalik koolitus ja näha teid fänne. Nüüd teemad, mis mul on mõttes, mida ma tegelikult puhtast viitsimisest ei ole veel suutnud teieni tuua. Üks mõte on vaimne tervis. Vaimne tervisele, ma ei tee seda osa vaimsest tervisest ja läbipõlemisest ja ärevusehäirest ja kõigest sellest. Ma olen sellest hästi palju rääkinud, ma olen sellest rääkinud müükkaritega, juhtidega ja kuna ma olen ise selle teekonna läbi käinud, siis vähemasti mul on oma praktika ja te teate, et ma ei viitsi rääkida ühestki raamatutõest. Mitte ma ei usuks raamatutõdesid, vaid lihtsalt ma räägin enda praktikast ja enda kogetust. Ma arvan, nii see töötab kõige paremini. Mis mul on juhtunud, kuidas mina olen millestki üle saanud. Nüüd teema, millest ma räägin täna. Sorry, hääl on meil kähe, värskelt tärganud. Teema, millest ma räägin täna, on väga palju ka minu jaoks ägedaid arutelusid esile kutsunud või arutelusid tekitanud. Ja ma panen selle tänase siis selle väikse mõtiskluse pealkirjaks, kas raha või eesmärk. Ja mõtle minuga lihtsalt kaasa. Kui sa oled müügis, kui sa oled müüki tulnud, siis minu jaoks jagunevad inimesed kaheks. On, kes tulevad müügimaailma, kes tulevad müügitööd tegema, on väga raha orientatsiooniga inimesed, kes tahavad väikese ajaga teenida võimalikult palju raha ja siis teised, keda kannab eesmärk, keda kannab mingi üllas maailmapäästmise eesmärk, midagi, mida nad selle müügitööga teevad elus paremaks. Nüüd ma mõtestan selle tänase peatüki lahti niimoodi. Selles teemas ma olen hästi palju lugenud ja mis puudutab, ma olen teinud saateid raamatutest, New Yorgi bestselleritest. Ma mitte kunagi ei toetu oma elus üheski teoorias ühelegi New Yorgi bestsellerile. Miks see niimoodi on? Vaadake, kui te olete ka lugenud erinevaid bestsellereid, erinevaid temaatilisi, turundus, müük, juhtimine, te saate aru, kus need raamatud tulevad. Iga see raamat saab alguse tavaliselt sellest, et autor tänab oma peret, tänab oma tiimi ja tänab kõiki, kes selle raamatule kaasa aitasid. Iga raamat tavaliselt algab uuringust. Ja see uuring siis põhimõtteliselt ütleb seda, et millest sellest raamatus juttu tuleb. Ehk siis ma uurisin juhtide kogukonnast 1000 juhti ja ma leidsin järgmised asjad. Ja vaadake, kui te juba 30. bestsellerit loete, siis te saate aru, et see uuring paneb selle raamatu raamistiku paika. Ehk siis sa uurisid seda, sa tuletasid sellest uuringust seda. Ja nüüd lihtsalt fun fact on ju, et kui keegi ütleb, et efektiivsel inimesel on 7 harjumust ja keegi teine tuleb välja, et on 3 veel olulist harjumust ja siis tuleb keegi teine veel oma uuringuga välja ja ütleb, et efektiivsel inimesel on veel 4 seda olulist harjumust, siis neil kõigil on õigus. Ehk siis midagi ei ole valet, see uuring näitab seda ja iga päev uuritakse ju maailmas tohutult palju, et selles mõttes, kui sa saad aru, kuidas raamatud tekivad ja kuidas neid kirjutatakse ja kuidas keegi saab sealt persooni brändi ja hakkab selle pealt kõvasti raha teenima, siis see on ju selline no-brainer. See on hästi lihtne ja hästi loogiline. Nüüd, hoolimata sellest, ma toetun täna ühele toredale raamatule, Daniel Harshbingi, selle raamatu nimi oli Drive. Ja mis meid siis sisemiselt nagu motiveerib, mis meid sisemiselt drivib, mis meid edasi liikuma paneb, mis meid liikumises hoiab. Ja Daniel Pink tõi seal raamatus välja ja mis mind väga kõnetas, ehk siis sind paneb liikuma iseseisvus, meisterlikkus ja eesmärk. Ja nüüd, kui ma tulen tagasi selle teema juurde, miks inimesed müügid tulevad ja miks inimesed müügis püsivad, siis
ma viimased 10 aastat olen kindlasti töötanud täiesti iseseisvalt. Ehk siis mida iseseisvus minu jaoks tähendab? Iseseisvus tähendab seda, et mina ütlen, millises järjekorras asju teha, kuidas me informatsiooni inimesteni viime, mis kanalist me informatsiooni inimesteni viime ja võib-olla kõige olulisem, kuidas see toode areneb. Ehk siis ma toon näite 2015, kui ma olin Haagise tehases. Haagise tehasest siis ütleme, et kasutajad andsid tagasisidet, et te peate mingeid asju muutma. Ja insenerid tulid teiselt poolt vastu ja ütlesid, et me ei muuda neid, et need on best practice, need on paremini läbi arvutatud, parimalt läbi arvutatud asjad, neid ei ole vaja muuta. Toode peab muutuma alati vastavalt sellele, mida kasutajad ütlevad. Kui toode on puhtalt inseneripõhine või toode sünnib kuskil laua taga, kuskil mingi tarkade inimeste klubis, siis see toode ei saa kunagi olla super edukas. Lihtsalt sellepärast, et see peab kogu aeg saama selle, ütleme, kasutaja touchi, kasutaja tagasiside. Ja kui kasutaja ütleb, et midagi tuleb teha teistmoodi, siis seda tuleb teha teistmoodi. Vastasel juhul sa kaotad kasutajate grupi, kes saab vihaseks ja mõtleb, et olgu, ei kuulata. Nüüd iseseisvus minu siis silmis tähendab kõike seda, et sa räägid kaasa toote arengus, sa oled vastu klienti ja puhtalt ka see, et sa oled oma päevakavas iseseisva. Meisterlikkus, teine punkt siis on ju. Meisterlikkus tähendab seda, et sa kogu aeg arened. Ja vaadake, ma olen öelnud teile ennem ja ma olen siin näited toonud, et kui mul ei võtaks selga märjaks ja kui mul mingid müügikohtumised kõige kõrgemate, kõige suuremate ettevõtete tippjuhtidega, kui need ei tekitaks minus pinget, olla parem, olla veenvam, olla selgem, siis ma võiks lõpetada müügitöö. Siis mind päriselt enam ei huvita. See on natukene sama, kui Ivo Linna ütleb, et sellest hetkest, kui sa lähed lavale ja sul on pohhui, siis ära mine enam lavale, siis on sinu aeg läbi. Ehk siis mul peab olema kogu aeg nagu pinge, ma pean mõtlema, olgu, mida ma välja ütlen, mis järjekorras ma välja ütlen, miks ma neid asju välja ütlen, kuidas vastaspool reageerib, kas ta sai aru või ta ei saanud aru. Et ma olen kunagi toonud näited, et minu jaoks nagu kõige keerulisema, komplekssema müügi pilt on selline, kui sa paned seda 1000-tükilist puslet kokku ja sa paned need tükke õigete kohtade peale. Ja kui sa paned viimase tüki õige koha peale, siis on close toimunud, siis on inimene aru saanud, siis on kõigil kogu kasutajagrupil asi selge. Ehk siis meisterlikkus on minu jaoks midagi, ma arvan, et võib-olla üks kõige tugevamaid komponente on meisterlikkus, mis mind on elus kandnud lihtsalt kogu aeg. Kuna mind huvitab müügitöö nagu deep down või nagu väga-väga sügavale minna, aru saada müügipsühholoogiast, siis meisterlikkus on minu jaoks aluskomponent. Nüüd eesmärk. Ja vaadake, eesmärk on üks huvitav temaatika. 3. punkt ehk siis eesmärk. Eesmärk tõmbab nüüd selle suuna laiali. Toon sihukese lihtsa näite. Ma ei tea, ma toon näiteid oma sõprusringkonnast, kes on raamatuid müünud, kes on tolmuimejaid müünud, kes on mida iganes, kes on võrkturundust teinud. Ja ma ütlen, et see eesmärk kohati minu jaoks ei ole võib-olla kõige eetilisem ja nende inimeste jaoks ka ei ole kõige eetilisem. Et mis on sinu eesmärk selle sees? Ja inimene vastab mulle, et minu eesmärk on koguda võimalikult palju raha, et alustada oma investeerimisportfelliga, võimalikult palju raha, et maksta ära oma esimese kodu sissemakse, võimalikult palju raha, et arendada ennast mingites asjades edasi ja minna tarkvaraarendust õppima. Ehk siis, kui see 3. komponent jaguneb nii rajult, ütleme, et siis raha järgmise asja tegemiseks või eesmärk maailma päästmiseks või eesmärk kliendi rahulolu suurendamiseks või eesmärk muuta maailmas midagi nii tugevalt, siis see 3. komponent sellest Daniel Pingi raamatu 3, ütleme, et siis vaalast on see, mis eristab meid teekonnal. See ei ole hea ega halb, see lihtsalt on niimoodi, et kõik me näeme eesmärki erinevalt. Eesmärk selle sees võib ka olla see, et ma müün 1 000 000 euri eest aastas. See on ka eesmärk, see on sinu isiklik eesmärk, väike verstapost. Aga kuna ma olen aru saanud, et see komponent eristab meid, müükareid, üksteisest, oma kulgemise teekonna ja oma siis selle sügava sisemise eesmärgi poolest, siis ma arvan, et see on see trikipaart. Ehk siis minu tänane mõte, 9 minti on räägitud, tõmbame selle jutu kohe kokku, mõtle selle peale, mis on sinu eesmärk. Kas sinu eesmärk on täna kiiresti teenida raha selleks, et viia ellu oma mingi järgmine eesmärk selle rahaga? Kas sinu eesmärk on
muuta maailmas midagi, sa töötad kuskil startupis, sa siiralt usud, et sinu töö tulemus, ka sinu müügitöö tulemus on see, et väga paljud inimesed saavad millestki maailmas teada, mis muudab nende elu. Või sinu eesmärk on arendada mingit ettevõtet, sinu eesmärk on veel mingi kolmas sisemine asi. Ehk siis minu tänaste müügiminutite mõte on see, mõtle korraks oma eesmärgile, kui teine oli muud kaks vaala sinuga nagu ühtivad, ehk siis sa oled iseseisev selles, mis sa teed, sa harjutad kogu aeg meisterlikkust, siis kolmandaks, ehk siis, mis on sinu päris eesmärk. See on minu väikene kodune ülesanne sulle. Kui sulle see video meeldis, jaga seda vähemasti ühe sõbraga, pane siia alla like, aita minu kogukonnal kasvada ja broneeri endale ära kalendris 8. oktoober hommikul kell 9. Me teeme poolepäevase koolituse. Selle läbivaks teemaks on praktiline veenmine. Ma räägin sellest, mida ma olen viimastel aastatel õppinud, märganud klientide puhul, enda puhul, mis on minu arengud olnud. Aitäh, et sa oled kuulanud, ülimõnusat kesknädalat sulle ja tšau, näeme jälle!